valmis Pääsküla noortekeskuse välisseinal hiiglaslik maal, mis kujutab keskuses sees toimuvaid tegevusi ning seob selle keskust ümbritseva Nõmme loodusega. Pimedast aastaajast tingitud vähese päevavalguse ning miinuskraadide tõttu oli sellise teose loomine kunstnikele päris suur väljakutse. Pääsküla noortekeskus on rohkemat kui paistab. Seal asub ka Tallinna ainuke siseskeitpark. Sellest inspireerituna on ka seinal kujutatud loomad liikumises ruladel ja tõukeratastel. Idee üks algatajatest oli Nõmme linnaosa vanem Grete Schillis. Tegelikult sellist positiivset emotsiooni luues mõnele hoonele, mis muidu on võib-olla hallide seintega ja ei tekita meis mingisugust emotsiooni, on ju positiivne, kui see saaks rikastatud värvidega, mis ühelt poolt annaks aimdust sellest, mis on Nõmme väärtused, et me hoiame ja tahame seda rohelust, teisalt tahame anda tagasisidet selles osas, et mis siin hoones sees ka toimub. Andekad kunstnikud Helena Hanni ja Vahu Ragar sattusid projektis osalema tänu Nõmme inimestele, kes nende töid varasemalt märganud olid. Sellel on tegelikult ongi huvitav lugu, et üks Nõmme elanik nägi meie töid, siis nägi üks teine ja siin üldse tegelikult meil on Nõmmel veel mõned maalid juba tekkinud juba enne seda. Ja siis saadeti vihje. Ja siis võetigi meiega ühendust, et aga meil on siin mõned mõtted, mida võiks teostada ja niimoodi me sattusime tänu rahva vihjetele. Kunstnikel ei olnud töö teostamisele kulunud 5 päevaga kergete killast. Teostus sattus täpselt ajale, kui esimesed krõbedamad külmakraadid Tallinnani jõudsid ning ilmale vastavalt riietumine ja ettevalmistused võtsid iga päev pea tund aega. Tegelikult meil on olemas spetsiaalsed ilmastikukindlad riided, ehk siis näiteks nagu suured kombinatsioonid, paksud sellised, et tegelikult meil väga külm ei olnud. Sellise varustusega saab väga hästi maalida sellisel ajal, sest et lisaks olid meil sellised spetsiaalsed, mida matkapoodidest taas saab, on sellised soojendustallad või siis käänukse nagu plaadid, et kui sa võtad pakist välja, siis nad tekitavad 40 kraadi kuskil sooja ja nad hoiavad 8 tundi su kas käelabad või jalatallad soojana, siis soe pesu kombinatsioon ja siis need sukamoodi need mütsid pähe ja mask ette ja lisaks pidid kunstnikud kasutama spetsiaalselt keerulistes tingimustes kasutamiseks mõeldud värve ning arvestama valguse muutusega. Nõmme linnaosa vanem oli tulemusega väga rahul.